Kas kõik teavad, mis on ventilatsioon, mis on perfusioon, mis on diffusioon ja mis on raku hingamine? Kõige lihtsamalt öeldes ventilatsioon on see, kuidas hapnik liigub kopsudesse ja kuidas süsihappegaas liigub siis hingamisteedest välja, siis perfusioon ja diffusioon on siis kuidas hapnik ja süsihappegaas siin omavahel veresoone seinas nii-öelda kohta vahetavad ja raku hingamine, et kui inimene teeb lihastööd, siis ta vajab hapnikku ja suurema lihastööga ta annab siis ka enam süsihappegaasi ära ja toimuvad siis metaboolsed protsessid, kus hapnik on oluline ja süsihappegaasi siis vastavalt töö intensiivsusele antakse ära. Teatakse seda, et see krooniline obstruktiivne kopsuhaigus on levinud, ta on ennetatav, ta on ravitav haigus ja seda iseloomustavad siis hingamisteede sümptomid ning õhuvoolu takistus hingamisteedes. Ja peamine teema on alati suitsetamine, aga ka kemikaalid mängivad rolli. Ma tõin siin välja kaks pilti, mis on ühed tuntud arstid, kes on siis need aastad tagasi joonistanud, Netter on tema nimi. Ja siin esimesel piltil on emfüseemi tüüpi kokihaiget. Kui te kuskil näete, ta toetub ettepoole, tal on kergem niimoodi hingata. Ja teisel, kus seda kõhukest on rohkem, inimene on ülekaalulisem ja temal on ka rögaeritust võib-olla et enam. Aga need ei ole sugugi ainsad koki fenotüübid. On obstruktsioon ehk siis hingamistee on kitsam, limaskest on turses, silelihastes on siis muutused ja obstruktsioon tähendab ka seda, et ühe hingetõmbega näete, see hapnik peab ja süsihappegaas, et ta peab läbima kitsama tee. Ja siit siis nii-öelda see bronhiidi tüüpi ja kui me emfüseemist kõneleme, siis ühel hetkel need hingamisteed on niivõrd kitsad, et see hapnik, mis hingatakse kopsu ja siis sellel, ütleme, et ta sinna see õhka jääb ja kopsu alveolid venituvad, tekivad lausa poloossed muutused, sest inimesel on raske seda kopsu hingatud õhku kitsastest hingamisteedest ka välja hingata. Ja siis tekivad kopsu nii-öelda tippmistes osades ehk alveolides sellised muutused, kuni et mõnel on võib-olla pool kopsu seal ühte suurt pullat täis. Ja kindlasti see kopsu osa ei osale normaalselt hingamises, seal on nii-öelda selline seisev õhk ja patsiendil kujuneb hingamispuudulikkus. Kokk on väga levinud haigus, teda esineb vähemalt 5% populatsioonist ja kindlasti riskifaktoriks on suitsetamine. Kui me võtame ka näiteks 70-aastast inimest, kes tuleb vastuvõtule, tal on õhupuudustunne, aga võib-olla ta on suitsetanud seal alates 20. eluaastast ja lõpetades 45. aasta juures, tal on ammu välja kujunenud kokk ja ta on oma õhupuudustundega ära harjunud, et seda kõike peame arvestama. Või on proua täpselt samamoodi, et ta on võib-olla varasemalt väga pikka aega suitsetanud, aga siis ühel hetkel ei jõua, et võib mõelda siin kopsufunktsiooni peale küll. Erinevad siis kokkupuuted siis väliskeskkonnas, kõiksugused elektrikeevitus, kemikaalid, siis lahtise tule juures toimetamine, et neid sugugi suitsetamine ei ole ainus koki riskitegur, et kuigi ta on peamine, ta ei ole ainus. Sümptomid, õhupuudus, kui kõnelda, et kuidas õhupuudus on selline, et inimene ei oska sellele ka olulist tähelepanu pöörata, ta ajas intensiivistub. Väljendun mu koormusel, näiteks trepist kõndimine on raske
ja kokihaige ei pruugi ka konkreetset õhupuudushoogu tunnetada, vaid ta ütleb, kui küsida, et kas füüsilisel koormusel tekib õhupuudus või et millal see õhupuudus tekib, mis situatsioonis, siis need inimesed oskavad seda kirjeldada. Alati ei pea esineva rõgaeritust. See sõltub siis sellest koki tüübist, kas on kroonilise bronhiidi või on seal emfüseemi tüüp või mis situatsioonis see patsient üldse on. Vilistavat hingamist võib täheldada ja see vilistav hingamine võib olla ka suht püsiv sümptom. Et kui kopsu auskulteerida, seda rasketel juhtudel, kui on tegemist püsiobstruktsiooniga. Aga mingisugune rõgaeritus ikkagi esineb ja seda aeg-ajalt on. On tehtud siin ridamisi uuringuid ja kui vaadata erinevaid kaebusi, siis peamiselt on need väljendunud hommikuti ja kõige enam on siis siin näha, et on rõgaeritust, siis köha, järgneb siis hingeldus, vilistav hingamine ja kokihaige võib samuti tunda pingsust rindkeres. Millal mõelda, et kas sellel patsiendil on siis kokk? Teil käivad ka kardioloogilised patsiendid taastusravil, sageli on neil need kopsuhaigused diagnoosimata. Iga suitsetaja on potentsiaalne kokihaige ja mida varem me diagnoosile jälile saame, see aitab kiiremini, ütleme, et paremini vältida ägenemisi ja haiguse progresseerumist. Ja kui on tegemist üle 40-aastasega, kes on suitsetanud vähemalt 10 pakka aastat, et neil võiks mõelda vähemalt spirogrammi tegemisele. Ja selline patsient võiks saada spirograafia uuringule ja obstruktsioonile iseloomuliku spirograafia leiu korral, siis kopsuarst võtab vastu, meil siin teevadki kopsuarstid spirograafiat korraldavad, et kui ta hingab veel sügavamalt sisse, siis näete, see võib isegi kuni 3000 milliliitrit võib lisanduda sellele ja siis, kui inimene hingab normist või tavapärasest hingamisest sügavamalt välja, siis seda nimetatakse ekspiratoorsene reservmaht. See on siin umbes 1100 milliliitrit, see on individuaalne, see sõltub seal geneetikast, pikkusest, kehakaalust, soost ja standardid on välja töötatud, aga umbes nii. Ja alati jääb mingisugune kogus õhku ikkagi veel kopsu, seda nimetatakse residuaalmahuks. Kui meil on hästi ülekaaluline patsient, siis tal kindlasti on nii inspiratoorne reservmaht kui ekspiratoorne reservmaht kokku pressitud ehk madalam, aga nendel on ka residuaalmaht kindlasti hoopis väiksem, nii et neil igasugused kompensatoorsed mehhanismid on hoopis väiksemad. Ja seetõttu on nemad, ükskõik mis muutused toimuvad, siis igasugune õhupuudustunne ja see ka kardioloogilistel patsientidel, et see on enam väljendunud. Meie jaoks on hästi oluline, et see spirogramm oleks hästi tehtud ja need tulemused oleks võrreldavad teiste uuringutega, mis tõttu kõik need uuringud me kalibreerime ja kui nüüd vaadata siin erinevaid numbreid, alati nad vastavad teatud standardile, siis siin on näha, et kas see ling on lõpuni välja puhutud. Ilmselt mitte. Ja need uuringud peavad olema korratavad, nad peavad olema kenasti need lingukesed üksteise peale joonistatud selle arvuti poolt, et seda uuringut tegev õde, spetsialist saaks täpselt aru, et milline on kvaliteetne uuring. Ja see kalibreerimise teema on hästi oluline sellepärast, et kui me teeme uuringu vihmase ilmaga, kuigi me teeme tubastes tingimustes ja teeme näiteks seal 20 kraadi plussi, hästi kuiv ilm, et need 2 uuringut me saaksime võrrelda. Muidu määrame ravi ja siis tahame uuesti, et ravi tulemust hinnata, need tulemused ei ole võrreldavad. Et selleks on see hästi oluline. Ja need standardid on välja töötatud, siin on
standardid ja et koki haigust üldse diagnoosida, tuleb meil alati peale teha ka bronhodilatator test ja standardina tehakse seda 400 mikrogrammi salbutamooliga ja see Tifno indeks, ma vaatan, kas siin on tema olemas, jah, siin tema on, et see, mis oli indeks 0,7, siin on ta 0,5, et postbronhodilatatorne Tifno indeks, et see on see teema siin. Ja selline kõver on iseloomulik näiteks kopsuemfüseemi haigele ja kopsuemfüseemi ja sellise raske obstruktsiooniga patsiendile. Tema hingab hästi pikalt välja. Kui näiteks terve inimene proovige hingata välja ja ühel hetkel saab õhk otsa, aga see kokihaige on teinekord võimeline 6 sekundit 7 sekundit ära hingama, tema jaoks ei ole see nii suur probleem, aga diagnostika on täpne, siin on see täpsus nagu puudu jäänud. Et kuna see õhuteed on nii kitsad, siis see õhku sealt mahub läbi ja inimene on valmis ja võimeline pikemalt välja hingama. Siin on ka üks kokihaige spirograafia mul võetud. Näete, siin on see eeldatav norm, mis arvuti joonistab välja. Siin on patsiendi poolt puhutud. See on väljahingamine, see on sissehingamine. Ja siin on näha, kui ravimi inhaleerimise järgselt punane ling on näha, et see on selgelt suurem või kõrgemal ja obstruktsioon on siin kuigivõrd lahenenud ja kui ma vaatan, et VF1 väärtusi, siis on näha, et isegi VF1 paranemine on 30,4%, et see on selgelt positiivne test. Mis ma tahan öelda, et alati see ei viita astmale, see võib viidata ka lihtsalt kroonilisele obstruktiivsele kopsuhaigusele ja sageli on ka astma ja kokk koos, et inimesel ongi 2 haigust, aga see on kopsuarsti töö, need selgeks teha, et mis on mis. Siis need VF1 numbrid, et mida väiksem on number, et kui see VF1 on siis alla 30% eeldatavast normist, siis tõenäoliselt selle patsiendil on 100 meetri läbimine päris kindlasti, ta peab puhkama. Et see korrelatsioon on selles osas siin siiski olemas. Diffusioonivõime, et see on samuti kokihaigusele iseloomulik, et mis toimub siis alveolaarruumis ja milline on selle kopsudiffusioonivõime. Õhuvoolu takistuse roll koki sümptomaatikas. No või samaväärselt mängivad rolli siis väljahingamistakistus, kõik see obstruktsioon, hüperinflatsioon, inimene tunneb, et tal on õhku vähe. Ta muutub sellega inaktiivsemaks, ta ei liigu nii palju, tema ei kasuta nii palju oma tegevustes lihaseid, ta muutub, tal on stressi, tal on ärevust rohkem ja võt see on see teema, kus teil on taastusravis kindlasti võimalik sisse lõigata ja seda need ringikesi siin märksa avaramaks teha ja seda patsienti reaalselt aidata just selle mõttega, et tema sooritusvõime paraneks, et temal oleks vähem ägenemisi, oleks haigus progresseeruks aeglasemalt ja inimene lihtsalt jõuaks rohkem ja see patsient elab ka kindlasti kauem tänu taastusravile. Ja siin on siis õhupuuduse allakäiguspiraal. Et kui ei jõua, liigutan vähem, liigutan jälle vähem, ravimid mulle tundub, et ka ei toimi, ma lõpetan ka nende võtmise, et milleks ja ühel hetkel on nii, et mida raskem on obstruktsioon, seda ma ei julge öelda, et see patsient on vastuvõtlikum infektsioonide tekkele, kuid need infektsioonid on kindlasti raskema kuluga, neid põetakse pikemalt
pikemalt ja nad kurnavad seda patsienti järjest rohkem. Ja KOK-i haiguse käsitluse fookus on seotudki sümptomite vähendamisel ja ägenemiste ärahoidmisel. Iga ägenemine suurendab järgmise ägenemise riski ja kiirendab patsiendi allakäigu spiraali. Ja see on nüüd seesama MMRC skaala. Sisuliselt patsient peab vastuvõtul valima enda jaoks sobiva numbri, mis iseloomustab tema koormustaluvust ja hingeldust kõige paremini. Ja see, mis mul on siin viirutatud punaseks, ehk siis MMRC skaala üle 2 või võrdne 2-ga, siis võiks see patsient läbi käia kopsuarsti vastuvõtult. Ja see 2 on siis kõnnin hingelduse tõttu tasasel pinnal aeglasemalt kui teised samas vanuses inimesed või pean oma tempos tasasel pinnal kõndides aeg-ajalt peatuma, et hinge tõmmata. Mõelge selle peale, see on piisav. Kõik ülejäänud on juba selline, et niikuinii. Või ütleme, et kas ta on ravil juba ja praegu on meie eesmärk ka see, et need patsiente pulmonoloogilisse taastusravisse kaasata, et nendele võimaldada siin rohkem, et võib-olla sellest osast nagu lihtsalt tähelepanu, sest ühtegi KOK-i-haiget rasket KOK-i-haiget päris kopsufunktsiooni normi ei ole võimalik saada. Aga tema elukvaliteeti on võimalik parandada ja ägenemise kindlasti ära hoida. Siis hingamispuudulikkusest. Hingamispuudulikkuseks nimetatakse seda sündroomi, kui hingamissüsteem ei suuda täita ühte nendest ülesandest, kas hapnikku omastada või süsihappegaasi ära anda. Emba-kumba või mõlemat. Ja mul on hea meel teile kõnelda, et Meedikumis on võimalik teha veregaaside analüüsi, nii et arterist võtame verd ja meil on laboris võimalik need analüüse koheselt määrata, meil on võimalik kroonilist hingamispuudulikkust ja ägedat hingamispuudulikkust kõike hinnata. Meil on selleks olemas täiesti aparatuur ja võimalused. Aga ma arvan, et võib-olla kõigepealt oleks kopsu või selline pulmonoloogide poole pöörduda, et siis me räägime, et me ei tahaks hoida seda ainult enda käes, et kui on huvilisi, et kindlasti, et see võimalus peab olema doktor Tsvetkovile ja siin veel teistele täiesti kätte saada, kui selleks vajadus on. Ja selleks ei pea olema ainult arteriaalne veri, võib olla ka, hingamispuudulikkust, me ikka hindame arteriaalse vere järgi, aga kui on mingi huvi venoosset verd uurida, kapillaarse vere osas ma jään vastuse võlgu. Aga hapniku osarõhk PO2 siis alla 60 on siis selge märk hapniku vähesusest ja süsihappegaas siis üle 50 millimeetri elavhõbeda samba on täpselt samamoodi märk sellest. Ja kuidas hingamispuudulikkus kujuneb? Et siin on näha, kuidas, ütleme, et see on siin kops, hingamisteed muutuvad kitsamaks ja näete, alguses on sellised väiksed kopsusombukeste suurenemised, aga mida kitsamad need hingamisteed on, siis need sombukesed muutuvad siin suuremaks, kuni siis võivad tekkida patsiendil ka sellised suured õhuga täidetud kotikesed, aga lisaks sellele, et nad on suured kotikesed, nad avaldavad mõju ka muule kopsukoele, mis ei saa hingamises hästi osaleda. Ja selge see, et see veri on siis hapnikuvaesem ja see veri on paksem ja südamel on kindlasti raskem seda verd ringi pumpata ja kujuneb nii südame parema poole puudulikkus kui ka perspektiivis südame vasema poole puudulikkus. Kui me teeme näiteks ehokardiograafia, siis me võime vaadata sealt pulmonaal
arteris rõhutõusu, EKG-s B-sakki muutusi ja kops võib olla teinekord selline, kopsu emfüseemi korral on kops välja sirutatud, diafragmad on sellised, ütleme, et lamedad ja kops on suhteliselt läbipaistev. Et seal seda kopsu kude ennast võib olla teinekord päris vähe, aga see kopsu küll on palju, aga näiteks see sama gaasilise joogi joomine võib see samal inimesel, magu asub täpselt kopsu all, põhjustada õhupuudustunde, raskuse hingamisel ja mõjutada koheselt tema elukvaliteeti. Et kuidas toituda, see on hästi oluline ja see, ütleme, et magu, kui ta siin all paikneb, sööb hapukapsast, gaasid kõhus, kohe raske hingata, järgmine kord, ma ei tahagi süüa ja siis kehakaalu langus on sageli just raske kokiga käib kaasas. Jalgadel võivad tursed esineda, sest kui see vereringe on selline puudulik, et siis igal juhul ühel hetkel on ka see veri siis nii paks ja hapnikuvaene, et inimene võib vajada ka pikaajalist kodust hapnikravi. Oksühemoglobiini dissotsiatsioonikõverat kooliajast mäletate, kui panete pulssoksümeetri näpu otsa, mis need numbrid meile pajatavad. Ja pulssoksümeetri kaudu me saame hinnata SPO2. Ehk siis kui me nüüd võtame siit, et meil on pulssoksümeetril on see number 90, siis arvatavalt on arteriaalse veregaaside analüüsis see sama numbrikene 60 millimeetrit elavhõbeda sammast. Aga süsihappegaasi me nii-öelda pulssoksümeetriga määrata ei saa, selleks tuleb minna arterisse, inimesel on 4 turvalist piirkonda, kust arterit võtta, üks on siit randme piirkonnast, küünarvarre piirkonnast, kubema-arterist ja võib ka võtta siis arteria dorsaalist veliitiset ehk siis siit labajala pealt, aga see ei ole eriti mugav koht võtmiseks. Ja siis saab ka süsihappegaasi kohta informatsiooni ja saab seda patsienti aidata. Meil on Medikumis võimalused ka pikaajalise koduse hapnikravi alustamiseks ja meil on esimesed patsiendid juba pikaajalisel kodusel hapnikravil ja samuti mitteinvasiivsel ventilatsioonil. Ja nüüd on lähipäevade küsimus, millal me alustame ka nende patsientide koduse telemonitooringuga. Et jälgime, et mismoodi kodus patsiendid oma nende ventilaatorite ja aparaatidega hakkama saavad, nii et nad ei pea otseselt kohe siia meie juurde tulemagi. Kokiravi eesmärgid, et see on selline trafarentne jutt nüüd, et haiguse progresseerumist vähendada, sest see kujundab selle haiguse naturaalse kulu. Et millal see inimene siis sureb, et kui tal on ägenemisi palju, siis ta eeldatavalt tema eluiga ei ole nii pikk. Vähendada sümptomeid, siis ta jõuab rohkem, ta on vitaalsem, ta saab paremini endaga hakkama, parandada koormustaluvust, ta julgeb rohkem minna näiteks ka poodi, tõsta elukvaliteeti, ennetada ja ravida tüsistusi, ennetada ravida ägenemisi ja loomulikult siis vähendada suremust. Ma mõtlesin, et see auditoorium pole päris see, et rääkida ravimitest, aga sisuliselt kasutatakse bronhilõõgasteid, erinevaid, kasutatakse ka steroidi, metülksantiine, mis mõjutavad meie patsientide ravisoostumust. Kui lihtne on inhalaatorit käsitleda, anustamiste arv, kõrvalnähud, ravimi hind, ravimi õpetuse halb mõistmine ja sageli on ka sellised patsiendid, kes ei suudagi ühtegi inhalaatorit kasutada, kas ta on dementne
või tema hingamisfunktsioon on nii madal, et ta ei saa ühegi inhalaatori hingamisega hakkama ja siis on nebulisatsiooniaparaadid neil kodus kasutuses, kus nad saavad siis aurustunud, nebuliseeritud kujul siis ravimeid hingata. Või siis apteek kaugel, lihtsalt ei meeldi, rahulolematus mingisuguse tegevusega, unustamine ja nii edasi. Ja mittemedicamentoosse ravi võimalused, mis kindlasti on väga olulisel kohal ja mida Eestis kasutatakse väga vähe. Hapnikravi kaugele arenenud hingamispuudulikkusega koki patsientidele, ventilaatorravi, seda kõike on meil võimalik siin teha, ainult kirurgilist ravi, et seda peaks siis nagu edasi suunama. Pulmoloogilisest rehabilitatsioonist, ma arvan, et te räägite ise pikemalt, aga kõik see hüperinflatsiooni vähendamine, kopsufunktsiooni parandamine, elukvaliteedi parandamine, et absoluutselt need mängivad kõik rolli, aga ma tahaksin öelda, et ka igasugused muud skoorid, et mis St. George see respiratory questionnaire, et see on teatud sellised küsimustikud, et kui teil on mahti aega võimalust tegeleda, et see tegevus maksaks hästi läbi mõelda, et vaadata just need erinevad küsimustikud läbi, et kuidas patsientide seda seisundit dünaamikas hakata hindama, et mis on meie nii-öelda taastusravi saavutus. Ja noh, ütleme, et nii aeroobne treening, jäsemete, hingamislihaste treening ja selle haigega on tegeleda päris mitmest aspektist. Noh, ravimite osa on see, et kuidas seda obstruktsiooni lahendada ja kuidas ka nii-öelda seda põletikku lahendada seal hingamisteedes, aga väga palju ja oluline roll on ka selles, et kuidas süsihappegaasi eemaldada, kas hapnikuvarustatus on piisav, kuidas seda patsienti aktiviseerida ja ise, et see patsient ise ka sellest kasu tunneks ja et ta teiega kaasa mõtleks. Natuke ka mitteinvasiivse ventilatsiooni mõjust hingamispuudulikkusele. See, et kui patsiendil on hapnikutase madal, ei tähenda see alati seda, et hapnikravi toimib. Kui inimesel on ventilatsioonifunktsiooni puudulikkus, siis suurendades sellel patsiendil, mäletate, oli see ühe hingamise maht, inspiratoorset ja ekspiratoorset reservi ja toetada seda ventilaatoriga, siis on meil võimalik nii hapnikutaset siin tõsta kui ka süsihappegaasi taset langetada. Ja seda eriti just neil patsientidel, kellel on kehakaalu ja kes kuhjavad süsihappegaasi. Et seal ei ole sugugi nii-öelda meetodiks see, et hapnikravi, vaid maksab mõelda, et küll me jõuame järeldusele, et milline ravi patsiendile kõige parem on. Ja siin on siis näha, kuidas need erinevad need ventilaatori režiimid, see on siis rõhk, mis avaldatakse siis, kui inimene sisse hingab ja rõhk, mis avaldatakse siis, kui inimene välja hingab, see on positiivrõhu aparaatidega seonduv. See on võimalik vähemalt kopsude tööd väga oluliselt parandada, et ütleme, et hingamistee obstruktsiooni, see käib ikkagi ravimitega, aga kõik see hingamist, lihaste jõudlust, hingamistööd, hingeldust ise, aga patsient kasutab seda aparaati öötundidel. Ja see rehabilitatsiooni osa on ikka see, mida teadlikult te saate patsientidele õpetada, mida nad päeval teevad. Et see, et kui patsiendil on see ravi, see ei välista selle nii-öelda teise ravi võimalust. Natuke hea meelega räägiksin ka unest, kuna ma unega tegelen. Et uni ja respiratoorsed sündmused kokihaigel on, ütleme, et väljendunud rögahäiritus, köha, hingeldus ja erinevate ravimite toime, ta mõjutab raskusi uinumise ja une säilitamisega.
kui see patsient ei jõua, võtame see kokihaige, no ma ei jõua sinna arsti juurde minna, ma ei taha hommikul üldse arsti juurde, ma tahaks minna, kell 11 on esimene aeg, et 12, kell 2 jõuan arsti juurde, et sellel kokihaigel võib olla probleem juba sellega, et tal õhtul uni ei tule. Tal hommikul on raske obstruktsioon, tal on köha, rõgaeritust, et lihtsalt nad ei pruugigi hommikul tahta tulla, et see on mingisugune kellaaeg siis, kus nad rasked kokihaiged tahavad tulla. Ja siis REM uni, see on siis selline unefaas, kus on kogu kontroll südametöö ja hingamise üle selline kaootilisem. Ja siis seal, ütleme, et raskused on une säilitamisega, aga ütleme, siin on mitmeid tegureid, mis mõjutavad et inimesel on veel raskem hingata veel öötundidel, et hapnikutase on veel madalam ja hingamisega on enam probleeme, mistõttu näiteks hapnikravi peab kindlasti ka öötundidel manustama või soovitame, et kellel on hapnikravi määratud, füüsiline koormus ja öötundid kindlasti 16 tundi ööpäevas ja siis mingisuguse aja siis võivad nad ilma olla. Ja uneaegset hingamishäiret iseloomustab siis see, et ventilatsioon on 0,5 kuni 1,5 liitrit, minuti ventilatsioon on siis 0,5 kuni 1,5 liitrit madalam ja siis seda mõjutavad siis erinevad tegurid, et ainevahetus on 10–15% madalam, siis igasugune refleksid ja hingamisliigutuste alustamine või mis iganes, see on 20–50% madalam, siis on veregaasides teatud muutused, isegi süsihappegaas on 2–8 mm elavhõbeda sammast kõrgem ja hapnikutase on nii palju madalam ja saturatsiooni näidud, kui inimene istub, on ühed näidud, on lamab, on teised näidud, on ülekaalulisem, on veel olulisemalt suuremad need ja siis ülemiste hingamisteede resistentsus ehk siit ka see kõripiirkond, et lamades inimesel on see diameeter kindlasti madalam ja mis unestaadium, et see mõjutab täpselt samamoodi. Nii et kokihaige unele ma soovitan paralleelselt tähelepanu pöörata ja meil on erinevaid uneuuringuid võimalik teha ja kokihaigele on unerohud suhtelise vastunäidustusega ja üldiselt ma täna siis lõpetaksingi.